Pühapäeval 8. novembril tõmmati Laitse rallipargi hobikardirajal joon alla selleaastalisele sarjale Talendid rajale. Päev oli eriline juba selle poolest, et juba varakult sosistati võistluste ühe patrooni Ott Tänaku osalemisest. Nii oligi, maailmameister oli kohal, mitte enam plakatil, vaid elu suuruses. Jagas soovijatele autogramme ja tegi huvilistega pilti. Ott, oled sa kunagi karjääri jooksul lugenud kokku ka, kui palju sa enne või pärast võistlust autogramm oled andnud? Ei, ma arvan jah, see ei ole lugemist väärt võib-olla. Ütleme nii, et kui kedagi motiveerib siis eluunistust täide viima või nagu need poisid täna siin võistlevad, et kindlasti on loomulikult see väga positiivne emotsioon, et keegi tahab jälgedes käia ja tahab samamoodi midagi saavutada, et kui poistel ja tüdrukutel on siis eesmärk elus, siis kindlasti see on ju rõõmustav. Kui palju sa selle sarjaga üldse kursis oled? Ma tegelikult sain aru, et sa oled väga palju ikkagi kursis selle sarjaga. No ikka jah, eks me Martiniga käime läbi ja ütleme, et iga kord, kui võistlus läbi saab, siis ikkagi sõnum koos detailidega on väga täpselt meil ikkagi olemas ja samamoodi tundub, et Martin on nende kõige suurem fänn üldse ja et selline sari sellisel aastal läbi viia ja ütleme ikkagi lõpuks ju väga lühikeses ajaaknas, siis kindlasti see on olnud ikkagi suur töö ja tegelikult kindlasti väärt ettevõtmine. Kart üldse selline nagu tehnikaspordi alaviis, et kui oluliseks sa seda pead, siis tegelikult me teame kõik, kuidas sina alustasid ja kardil seal kohe kindlasti mingit erilist kohta ju ei olnud, see puhtalt oli tingimusteski. No, tol hetkel jah, sealt kus ma pärit olnud, seal sellised võimalusi lihtsalt ei olnud, aga kuna täna on sellised võimalused loodud, siis seda kindlasti oleks mõistlik ära kasutada ja selleks see sari siin loodud ongi, et noortel olekski parimad võimalused. Kart on siiski millegi alus? No, kart on täna kõige lihtsam ja loogilisem võimalus siis kuidagi õppida ja harjuda 4-rattalise ja rooli ja pedaalidega, et eks auto juhtimine ja masinate üldse valitsemine on ju tegelikult ka igapäevapraktikas väga mõistlik ja asjalik kogemus, et kui see isegi ei lähe spordiks, siis kogemusena kui sellisena on see kindlasti kasulik. Selle viimane etapp pidi siis andma vastuse, kes on selle aasta parimad. Päeva alustas 52 nootsõitjat. C-finaalist tuli alustada järgmistel sõitjatel Omar Laanso, siis Armin Kaar, Gerhard Annust, Brian Nuuma, Kristo Kiviselg, Andreas Oopkaup, Mario Mätik, Oskar Lukas Ausing, Indrek Siimenson. Stardis peab kohe hulga kohti loovutama Laanso. Ette saab Kaar, kuid siis toimub praktiliselt igal ringil midagi. Korra saab ette Nuuma, siis Kristo Kiviselg, ettepoole rühib Oopkaup. Pidevalt toimub midagi. Kui sõidetud nii pool võistlusajas, saab ette taas Kiviselg ja hakkab oma kohta kindlustama. Tagantpool startinutest haarab teise koha Oopkaup ja kolmanda Nuuma. Siis tekib väike vaja sisse ja selles järjestuses tullakse ka C-finaalis lõpuni. D-finaali paremus oli startitulles järgmine. Patrik Õiemets, Oskar Raud, edasi Ramon Vlassenko, siis Jan Pragi, Raimo Kaljuste ja Kaur Koreikin. Muidugi eelmise finaali 3 paremat. Start on tihe. Oluline muudatus liidrite osas toimub vaid teise ja kolmanda positsiooni osas, kus kohad vahetavad Raud ja Vlassenko. Õiemets näitab, et kiirus tal on ning suurendab pidevalt jälitajatega vahet. Mingi aja püsivad koos Vlassenko ja Raud. Siis hakkab neid kolitama veel Koreikin. Kuid see tugev sõitja hoitakse selja taga. Võidab Õiemets, siis Vlassenko ja kolmas Raud. B-finaalist leiavad ennast peale sõidetud kvalifikatsioone Steven Markus Ojapõld, siis Gregor Tamme, Joosep Siniorg, edasi Mattias Ojapõld, Revo Laur ja Lukas Popkin. Absoluutselt ei saa stardist minema Steven Markus Ojapõld ja langeb lausa 5. Ette saab Gregor Tamme, siis sarja liider Mattias Ojapõld ja Joosep Siniorg. Tamme veab iga ringiga ennast konkurentidest kaugemale. Tema selja taga käib tihe heitlus. Eriti tihe on see just 3. kohale, mille eest võitlevad Siniorg ja Popkin. Samas hakkab Siniorg ka Mattias Ojapõllule lähenema. Lõpuks saavad ikkagi edasi Tamme, Mattias Ojapõld ja Joosep Siniorg. Niiskes sügisilmas oli ennast A-finaali tippu sõitnud Oliver Kurg, siis Ragnar Simuland, Martti Raudleht, Sten-Erik Sild, Jürgen Laanso, Aron Kivilo ja eelmise finaali 3 paremat. Start on halb unenägu Oliver Kurele, kes langeb teiseks, kuid suudab sinna pidama jääda. Vahepeal saab korrees olla Raudleht, kuid siis õivab taas selle positsiooni Simuland. Pea pool läbitud võistluses suudab tihedalt järgi hoida Kurg, kuid siis tekib väike vahe sisse.
Pigem peab ta vaatama hakkama, kuidas tagant tõusnud Mattias Ojapõllu rünnakuid tõrjuda. Päris mitu sõitjad saavad selles finaalis ka ajalisi karistusi. Viimase etapi võidab ikkagi Ragnar Simuland korraliku eduga. Tema nimele läks kirja ka päeva kiirem ring. Talle oli see hooaja teine võit. Alguses oli ikka päris tihe seal, et kuidas sul ikka õnnestus sellest Sibinas-Sabinast nagu ette saada? Ma ei tea, seal oli mingi katastroof jah, et ma ei tea, kuidagi õnne peale läks. No, lõpuks oli ikkagi selline ülekaal suhteliselt võimas, et sai ta hoo kenasti üles. Jah, sain jah, et kart oli ka okei, et siis läks hästi. Kuidas üldse hooajaga kokku võtad nüüd, et etapid sõidetud, kuidas ise hindad, kuidas läks? Oleks võinud paremini minna, et mõnes eelmises etapis ma ei saanud võistelda isegi, et alguses oli rada märg ja siis ma sõitsin määrega ja siis teised sõitsid kuivaga kvalifikatsiooni ja siis ma sain ise halva aja. Siis kuivaga sõita. Ja kuidas see tulevik siis nagu välja hakkab nägema? Kaardisport ongi see, millega tegelema hakkad? Jah. Kindel? Jah. Järgmisel aastal juba Eesti meistrivõistlused? Võib-olla. Päris kindel ei ole? Ei ole jah. Lisaks Ragnarile mahuvad pedestalil tema kõrvale viimasel etapil Oliver Kurk ja Mattias Ojapõld. Nooremat arvestusel oli taas võita Mattias Ojapõld, teine Joosep Siniorg ja kolmas Ramon Vlassenko. Järgmise nädala saates võtame hooaja kokku ja siis teeme teatavaks ka üldarvestuse parimad koos oluliste kommentaaridega.